seesama oli alguses Jumala juures. kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. oli Jumala läbitatud mees nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valguses, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. ta oli maailmas ja maailm oli tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isas ainusündinud kirkust, täis armu ja tõde. Aamen. olge head, tunnistame. armas armsa kogudus, palju õnne sulle sünnipäevaks. jõulud on meie kõigi sünnipäev. meie sünnipäev Jumala lastena, sest kui Jumal läkitas oma poja meid lunastama, siis selle lunastuse läbi oleme meie saanud tema lasteks. ja sellepärast oleme me täna siin ja kuulame evangeeliumi teksti Johanneselt. Johannes oli huvitav selle poolest evangelistide hulgas, et tema lähenemisnurk oli täiesti teistsugune kui kolmel ülejäänud evangelistil. ta ei maini ei karjaseid, ei tähte, ei isegi Maarjat nimepidi. ta ei kirjelda üldse Jeesuse eluloolisi sündmusi ega tema sündigi. ei tegele ka Vana Testamendi ennustuste täitumisega, aga räägib meile hoopis sellest võimalusest päästetuks saada, võimalusest sündida Jumala lastena. ja selle kohta, mis Jeesuse eluloos toimus, annab ta teavet üksnes nii palju, kui seda on vajalik temale huvipakkuva küsimuse tõstatamiseks. kui Luukas kirjeldab jõule faktide kaudu väljastpoolt vaadatuna, siis Johannes kirjeldab neid seestpoolt, keskendub toimunud lähedusele enam kui konkreetsetele sündmustele. ja nõnda öeldakse meile, et sõna on elav Jumal, Jumala olemus, Jumala loomingu tööriist. et see on alati, oli alati ja saab alati olema nii ajas kui igavikus. seesama mees, kes on see lihaks saanud Jumal, on kuningate kuningas, on meie kõigi valitseja, ent samas on ta ka meie kõigi lähedane ja armas, otse kui meie vennaks saanud oma inimeseks sündimise läbi. ja tema sünniime juhatab sisse ka ülestõusmise ime, mille läbi meid on lunastatud. lunastus on võimalik üksnes tänu sellele, et lunastaja sai tõepoolest inimeseks. ometi ilma patuta ja elas oma elu maa peal ilma patuta. ja üksnes selle tõttu, et tema ise patuta kandis meie patud, saame meie lootuse igavesele elule. ja käis siis mees meie hulgas, me ei tundnud teda ära,
sellist, kes meile sobiks, meie meeltmööda oleks. ei mitte rahujusti, vaid kedagi, kellest saab maailma valitseja ja revolutsionäär. ei mitte vagulat õpetlast, kes jutustab Jumala riigi suurtest asjadest, vaid kedagi, kes kisub maha maapealsete valitsejate kroonid ja kroonib ennast nende asemel kuningaks. Niisugusena ootasime teda meie. Mitte ei ole meile antud mõista seda tõde tema kohta enne, kui ta tõepoolest on viinud lõpule oma ristitee ja surnud ja üles tõusnud. Siis alles võime me teada, kes ta on, aga päris lõpuni mõista ei suuda me teda siiski. See pink, jõulupink meile kõigile, seal Petlemmas linnas, aga lapsuke, on pakutud meile, kas me oskame seda vastu võtta, kas me tunneme ära nende tõelise eheda ja hea pingi. Sellise pingi, mis ei ole pakutud läikepabelisse ega seotud kuldse kaelaga, sellise pingi, mida võetakse vastu südamega, mitte kätteti seotudes. Kas me lubame nüüd
päris paljud inimesed on väga osavad leidma ettekäändeid, miks mitte minna kirikusse, miks mitte elada Jumala tahtmist mööda. aga need ettekäänded kõlbavad ehk inimesele endale, kõlbavad tema naabrilegi, aga mitte Jumalale. Jumala juures tuleb olla koguni ja üleni südamega, mis on avatud vastu võtma tema armuande, ent ometi, mis ka püüdleb ise selle poole, et parandada meelt ja öelda lahti patust. Iseenese jõuga ei suuda me seda kunagi. Meil endal ei ole küllalt tahet, et öelda ära halbadest tegudest, pöörduda ära valedalt teed. Aga kui me avame oma südame Jumalale, siis me tunneme, et tema on koos meiega ja annab meile jõudu. Selleks, head sõbrad, tuleb ennast Jumala ees tühjaks valada. Valada ennast välja kõik libedus, kõik vihmapidamine, raev, kurjad mõtted ja halva meelest pidamine. Selle viimasega eksime me sageli Jumala vastu ja oma ligimese vastu. Kui Jumal mäletaks kõiki meie süütegusid, siis ootaks meil hävimist sel samal hetkel. Ent kui Jumal tahab meile andeks anda, tahab meil lohutada ja julgustada, siis peaksime ometi ka meie selle poole püüdlema. Sõbrad, täna on 1. jõulujumal, Jeesuse sünnipäev. Sellel sünnipäeval ei pakuta torti ja kringlit. Sellel sünnipäeval ei jooda morssi ega põletata tordi peal küünalt, mis kujutab sünnipäevalapse aastate arvu. Sellel sünnipäeval ei leeta mitte ilupulestikku, vaid sellel sünnipäeval jagab sünnipäevalaps ise pinke. Tema on see, kes annab ja meie oleme need, kes võtavad vastu, sest meil ei ole peale oma südame Jeesusele mitte midagi väärtuslikku anda. Kristlik kirjanik C.S. Lewis on öelnud tänase jõuluime kohta. Jumala poeg sai inimeseks selleks, et inimesed võiksid saada Jumala poegadeks. See mõte saabki meid siit jõulukirikust